jõudsime just Ubudisse. Täna hommikul hakkasime vaatama, et võiks kuskile minna ja siis avastasime tegelikult, et me praegusel korral, kui me nüüd oleme baalil olnud, me pole kordagi Ubudis käinud. Seega tulime Ubudisse, võtsime bookingust mingi majutuse, me pole veel seal majutuses käinud. Praegu saame lõuna ära ja siis lähme vaatame oma majutuse üle ja veedame ühe mõnusa päeva siin Ubudis. Minu pitsa näeb välja siis selline. Tegemist on siis vegan kohvikuga, vegan pitsaga. Mõtlesime proovima tulla. Ja Rain on trühvli ja mingite selliste asjadega. Tulime korra toidupoest läbi, ma mõtlesin, võtan siin ühe jäätise, siin sai täiesti masinast lasta endale. Reaalselt nii, kui ma selle endale kätte sain ja kukkus niimoodi, et ma suutsin teise käega selle kinni püüda õnneks. Ühesõnaga, jäts näeb välja selline. Siin sööme nüüd jätsi ära ja siis lähme viime asjad majutusse. Otsisime nüüd oma seda villat siin ja reaalselt see on nagu täiesti nii kitsast tänavat mööda pidime tulema. Ja algul mõtlesin, et ei saagi ligi, aga saime. Aga siin on lukk ees. Hakkab pihta minu arust alati, kui me Ubudisse tuleme, siis see majutuste otsimine on siin nagu kõige hullem. Et mingid sildid nagu on, siis kohati ei ole ja siis jälle ilmuvad järsku välja. Aga loodame, et nüüd keegi ikka võtab meid siin vastu ka. Rain nüüd vaatab, helistab sinna numbrile, aga jah, tundub nagu oleks kuskile džunglisse tulnud. Aga meil ongi täiesti nagu viimane. Ma arvan, et siin nurga taga vist pole enam midagi. Ei, kohalikud ehitavad seal. No nii, me oleme mingi 10 mintsa siin just oodanud ja proovinud erinevatele numbritele, mis me siis netist leidsime ja siin seina peal olid helistada ja kirjutada. Ja nüüd lõpuks saime siis kelleltki vastuse, et 2 minuti pärast peaks keegi siia jõudma. Ja et väga veider süsteem. Tegelikult, kui me panime bookingu kaudu endal selle majutuse, tegelikult Rain pani ka selle, et me jõuame 2-3 vahel ja mitte keegi nagu ei vastanud meile. Ühesõnaga nüüd me lihtsalt ootame siin kedagi, et keegi tuleks teise ukse lahti. See süsteem on jah suht selline veider. Me oleme nüüd enda villasse sisse saanud. Lihtsalt minu arust on nii haige see, kui ta bookingu pildid ja tegelikkus on kaks täiesti eri asja. Eriti minu arust baali puhul. See majutuse hinnang oli vist pea 9 bookingus, aga koha peale tulles ja võrreldes siis nende pildidega, mis seal bookingus olid, on majutus hoopis teissugune. Pildid on mingist vanast ajast või ma ei tea, või nii ära töödeldud, et ma lihtsalt mõtlen seda, üks öö sellises täiesti suvalises majakesest pole nagu midagi, aga inimesed, kes näiteks võtavadki pikaks ajaks endale taolise majutuse, siis veits hull. Esiteks ongi see, et sa ei pääse autoga siia ligigi, et kui sul peaks kohvrid või midagi olema, sa pead reaalselt, ma arvan, ma ei tea, pool kilomeetrit kõndima kohvritega, et siia üldse jõuda, sest ükski auto siiani ei pääse. See villa ise, ta on ikkagi suht väsinud ja räämas. Mingit vaadet kuskile ei ole, selles mõttes on hea, ta on üsna privaatne, aga ma nüüd teen siis väikse tuuri teile. See on siis sissepääs. Siit tuleme edasi siis välja ujuma. Meil on väike bassein, istumisala, tuba. See näeb välja siis selline, suht pime. Aga ma teeks niimoodi läbi video, ta ei tundugi siin kõige hullem. Sest ma tõmbasin praegu kõik kardinad ja asjad nagu lahti, et siin on rohkem valgust. Algul, kui me sisse tulime, oli kõik need pruunid kardinad kinni ja siis tundus eriti nagu mingi kelder lihtsalt, aga nagu niimoodi isegi ei ole kõige hullem. Nii et okei, meil on telekas on ju, siis oli selline huvitav ruum, ma pean tule põlema. See uks teeb nii halba häält lihtsalt. Väike garderoobi nurgake, siin on plätakesed, hommikumantlid. Siin on siis vannituba, mis on ka sellise huvitava lahendusega. Siin saad siis vetsuasju teha, siis on klaassein vahel, siin saad pesta ennast. Aga ilmselt see duširuum ongi kõige väsinum mu meelest. Ongi, et mingid nurgad hallitavad ja jah, aga selles mõttes tal ei ole häda midagi, aga lihtsalt, kui ma võrdlen nüüd nende piltidega, mis bookingus olid, siis see on täiesti 2 eri asja.
nii et mitte, et ta arvaks, et ma ainult vingun, aga lihtsalt nii naljakas võrdlus mu meelest on see, et milline ta bookingus välja näeb ja siis reality. Kuidas basseini vesi on? Külm või? Ja kööginurk on ka siin. Kööginurk. Saab siis võtta jooke lisatasu eest. Külm kapike. See on siis õlut ja krõpsu. Ja pliit ja nõud. See on väga tore. Aga peaks ka nüüd basseini vist minema. Oota, ma näitan katusele ka. Ma avastasin, et siin on selline trepp, mis viib siis katusele. Ma ütlesin, et vaadet ei ole siin, aga põhimõtteliselt, kui siia ülesse tuled, siis saad ikkagi vaate ka, kus siis näiteks trimmerdab. Vot nii. Aga mis meie plaanid on? Tänaseks siis vedeleme veits, kõhud on mõnusasti täis, pitsat ja jäätist. Siis vaatame juba edasi, mis õhtul saab. Ega me kaua ei jõudnudki passu juures vedeleda. Ma vaatasin, et kell hakkab juba 5 saama ja tegelikult mõtlesin, et tahaks natuke Ubudi vahel jalutada ka. Ma käisin pessus ära, Rain tuleb ka ja sätimegi siis Ubudi poole niimoodi, et jalutame seal tänavatel ja lähme ühte kohta õhtust sööma. Vaatasime juba välja kõik. Läksime nüüd õhtust sööma, kell on, ma ei tea, midagi 6 läbi ja mega ilus koht on. Koha nimi on Melali. Siin on hästi huvitavad toiduvalikud, aga kohvik ise üli armas. Tulime siia nagu mingisse aiapoolsesse osasse istuma. Näeb välja selline. Ja ma ei teagi, kas see oli äkki mingi külaliste maja või hotell ka, mis siia kohvikule vist kuulus. Võtsime siis alustuseks sellise eelroa, kus on falafelid ja hummus. Ja jõudsime juba oma salatilehed ära süüa, aga maitseb üli hästi. Ja minul tuleb veel falafeli wrap. Ja sul tuli... Oota. Falafeli bouli, jah? Sul tuleb falafel bowl ja... Alper ma ütlen. Nii et me sööme ainult falafeli siin. Aga õnneks see maitses mega hästi, nii et ma arvan, et ülejäänud toidud on ka väga maitsvad. Ja meie road tulid, vaadake kui suur ports. Nii ilus näeb välja. Minu rapid on ka mega suured. Tulime koju ja olime juba voodis pikali ja reaalselt elekter läks ära siin majas. Nii et ma ei tea, me lähme nüüd otsime seda elektrikappi, äkki saab ise sisse lülitada midagi. Siis paistab. Normaalne. Saigi. Oligi see väljas või? Hei, ma olen tagasi. Nii, meil on siin hommik käes ja sätime ennast vaikselt hommikusöögile. Öösel lõid veel korra need elektri mingid asjad välja, nii et meil AC jäi kinni, ega me muidu polekski aru saanud. Lihtsalt toas läks jube palavaks. Lähme siis hommikust sööma. Meie seiklused selle eilse majutusega jätkuvad. Esiteks nad kirjutasid hommikul Miskilast alates kella 8 ja küsisid, et millal me juba check-out'i teeme. Ja nüüd, kui me oleme juba sealt ära tulnud, siis nad kirjutasid veel, et me võtsime minibarist juua, tegelikult me ei võtnud. Ma ostsin eile poest endale kohe ühe Zero kaasa purgi ja siis tühja purgi viskasin lihtsalt sinna prügikasti. Ja siis ilmselt selle järgi nad arvasid, et me võtsime minibarist selle joogi. Lihtsalt nii veider kogemus selle majutusega ja mind nagu paneb ikkagi hämmastama see, kuidas see bookingus nagu nii head review'd on. Ma ei tea, lihtsalt veider. Aga täna ma ei tea, mis me teeme. Me lähme ilmselt edasi Sanuri,
sest me mõtlesime, et me viitsime koju minna ja ilmselt tänase öö siis veedame Sanuures. Rain vaatabki praegu majutusi. Praegu on meile juba kohvid näiteks toodud. Okei, Rain joob meil sidruniteed. Tervisemees meil. ja sa näed, ei saa kõhu pärast kohvi väga juua. Et ma naudin üksi seda. Hommikusöögis tellisime siis ühe sellise avokaadovõiku ja smoothie bowli. Meil on juba poole peal söömine. Ja minu avokaadovõiku on siis selline munaga. Ma pidin söömise ajal lihtsalt südamerabanduse saama. Ja see pisike pistis nina siit järsku välja ja vaatas, ma ei saanud üldse aru, mis asi see on. On nii või? Nii nunnukas. Lihtsalt diivani alt, ma ei tea, ma räägin, ma järsku silmanurgast vaatasin midagi liigutab ja siis ta tuli siit alt välja.